Lihtsalt ideaalis, kui te tõusete püsti, palun öelge, kes ja kus. Lisaks proovime küsimused hoida küsimustena. Arutelu on, see on arutelu! Kui te küsite, siis palun öelge ka kellele see küsimus on suunatud ja lisaks siis nendele, kes praegu ette tuletan meelde, et ka Rene Reisner Kliimaministeeriumis, kui on küsimusi riigipoolse vaate kohta, saab ta ema käest küsida. Palun. Jaanus olen Võrumaalt. Saarde vallas see viimane hädasmees, te lubasite saata tuulikute sertifikaadid. Te lubasite seal. No siis palun esitada need. Nii. Ja mul on teine pool küsimus sellist. Ütlesite, et või öeldi, et tuleb erandi liin, aga me kõik teame, et me ostame elektrit ju börsilt. Mis selle vägi mõte üldse on? Börsil on üks tund, on erinev teisest tunnist. Kuidas saab see ei ole tootmispõhine, mingisugune kulupõhilisust seal ei ole. See me kõik saame aru, et see on manipuleeritud hind. Ja sellist praegu, nagu me siin teeme meeletuid investeeringuid, kui me tegelikult hakkame ostma ikkagi börsilt seda elektrit. See jutt, et seal eraldi liin tuleb, noh, ma ei tea, see ei ole tõsiselt võetav. Aitäh. Üks arendajatest otseliin tuulepargist, kas tuleb, kuidas tuleb, kellele tuleb ja kas kohalikud saavad seinast börsi elektrit või kuidagi? Otseliin tuleb tegelikult ettevõtjatele, et otseliini võimalus on ainult, ütleme, kui vald arendab tööstusala, siis sinna juba planeerida, et tuulepargi alajaama laiendatakse selliselt, et sinna oleks võimalik liita see otseliin. Et see otseliin on kindlasti ta ei ole odav, aga see tuleb välja töötada koos mingi tööstuse või tootmisega. Seal ei mängi mingit rolli, ütleme see börsihinda. Otseliini põhimõte on see, et loobutakse või pääsetakse siis võrgutasudest. See on selle eest. Nii. Nii, mina olen Eve Süvani-Kogi, nüüd lõpuks ma sain mikrofoni võimaldal koosolekul, siis teateid. Ja minul on küsimus nüüd kas kliimamehele või siis Enefit Kliimile, et ei ole siiamaani rääkinud keegi vesiniku tootmisest. Teil on riigi tasemel loodud vesinikukaart, teil on vesinikutorude jaoks saadud investeeringud ja need kõrged tuulikud on täpselt vesiniku tootmiseks mõeldud. Mis asi on Estonian Hydrogen Valley ja Investu Estonia, mida te reklaamite rahvusvahelistel platvormidel. Miks ei ole selles mitte keegi midagi rääkinud ja kui salajane see projekt praegu on, milles on kaasatud nii Tartu Ülikool uuringuteks kui Tartu linn, kui see, et Põhja-Lätis on olemas kaardistatud vesinikumaardlad juba ja nii edasi. Miks seda hoitakse saladuses ja mis asi on Hydrogen Valley Estonia? Kas Rene või Enefit? Ma tean, et sa olid hetkel ka vastamas küsimustele seal mõne, aga küsimus tuli vesiniku tootmise kohta, ehk siis kui salajane on Eesti vesinikuprojekt ja kas tuulikud pannakse püsti selle jaoks, et toota vesinikku? Kas ma sain enam õigesti? Kuidagi poli kommenteerida. Arutame täna ikkagi seda eriplaneeringut. No aga te tulete, panete tuulikud ja varsti hakkate meil põhjavett kurat pumpama. Kas me planeerime Kas te planeerite tuulikuid selleks, et saada elektrienergiat vesiniku tootmiseks, sest vesiniku tootmine eeldab väga suurt elektrienergiat. Kas see on see? Ma alustan sellest, et mina ei planeeri. Jaa, aga te esindate Eesti Vabariiki. Nüüd ma tõepoolest esindan Kliimaministeeriumi ja kui tuulikud tehakse taastuvat elektrit hakatakse Eestis tootma, siis ilmselt on päris mitmeid võimalusi, kuidas seda elektrit kasutada. Mitte ainult vesiniku tootmiseks, vaid ka tööstustada. Selles osas otseselt mingisugused piirangud ei ole ja ei ole ka konkreetseid soovitusi. Kas Jokko oleks teadnud vastust? Jokko teab mida. Sellist kohustust teha ei ole. Mis asi on siis Hydrogen Valley Estonia?
Jõuliselt. Ei oska veel, võib-olla tegemist on mingisuguse ettevõttega. See on siis, jaa. Ei, teeb vesinike pomm äkki või? Aga kahjuks kõikidele küsimustele vastust ei tea. Ükski inimene ilmselt ei suuda vastata kõikidele küsimustele. See on oluline. Kui olete selle info kusagilt avalikust allikast saanud, et tegelikult võiksite jagada kogu siin saali eest kõikide inimestele, kui teie teate, et kui te küsida teate, et siis võib-olla... Ma küsin, miks liik ei räägi sellest? Ma võiksin rääkida, kui ma oleksin teada sellest teemast. Aga äkki seotud ettevõtjad teavad vastata, siis ärge teie vastake. Kurssi viinud selle vesiniku teemaga, et kui te soovite sellel teemal pikemalt sõnavõttu teha või teisi teavitada, siis ma kutsun üles kõik need inimesed. Aga Tanel teab äkki küsida käes. Green on sellega ühinenud. Nii, okei, kas Enefit Green teab midagi vesinik Hydrogen Valley'st ja siis liigume järgmise küsimus? No kurat, meie teame ja tema ei tea, no mis jutt. Pettumust valmistama, ma ei tea sellest. Aga pange pilt ette, me võtame lahti. Siis ei ole see praegu, siis ei tea. Nii, meil on taga ju järgmine küsimus ootamas. Nagu Inbraili, et kui ei kuule, siis ei ole. Mina olen kohalik Margus Põldmaa. Mul on küsimus kohaliku omavalitsuse esindajale, et kui sellele planeeringu etapil ei saa seda peatada, siis millised saab? Ja siis on küsimus, et juhul kui vald kavatseb lõpuni minna, et vastu olles oma inimeste seisukohtadele, siis millised on inimeste seaduslikud võimalused seda peatada? Aitäh! Kui ole, kui sa ei oska, siis nad isegi ei pea vastu. Planeeringut lõpetada või tegelikult peatada nagu hästi ei saa. Alguses oli, et ei ole põhjust ja nüüd ei saa. Seaduse mõistes peatamine, siis planeeringu menetlust jah, päriselt te võite mõelda, aga seda võib otseselt peatada ei saa, seda saabki siis lõpetada. Kui me oleme kõik teinud ära kõik uuringud ja jõudnud järeldusele, et Põltsamaa vallas ei ole ühtegi asukohta, kus on võimalik tuuleparke püstitada. Ja selle otsustamise juures võetakse arvesse ka rahvaküsitluse tulemused, kui me lõpuks jõuame otsustamiseni, siis selleks ajaks on meil läbi viidud rahvaküsitlus, mille siis läbiviimiseks on kohalik omavalitsus kehtestanud, ka meie volikogu on kehtestanud vastava korra, millega kõik saavad tutvuda riigi teatas ja ma loodan, et ka meie kodulehel. Kui hetkel ei ole, siis hommikuks on see seal olemas, et sellega saab igaüks tutvuda. Ja kui tekib vajadus selle planeeringu lõpetamiseks, siis seda kindlasti vallavolikogu teeb. Kui me oleme saanud teada, et meil ei ole võimalik looduskeskkonda, inimesi ja kõike muud vajalikku arvestades tuuleparke Põltsamaa valda välja. Nii, järgmine küsimus on siin. Kus? Okei, teeme täpsustusana küsimusele siis. Jaa, tänu, Taavi Kõlving, Arne Küla. Te olete korduvalt omad ise öelnud, et see rahva hääletuse tulemus ei ole teile mitte kuidagi moodi siduv. Et mismoodi peaksime uskuma, et sellega arvestatakse? Rahvaküsitluse tulemus kindlasti üheks väga oluliseks osaks selle otsustuse tegemise. Ilus ümmargune vastu. Mina ei olemaks meie vallavolikogu, ei seda, kes meil täna on ega tulevast, et ta ei seisa oma inimeste huvides. Et see ongi nende inimeste otsustada ja see on üks väga tugev argument ja teadmine selle otsustuse tegemise juures. Seda võetakse arvesse. Mul on teile küsimus. Ma kutsun üles ja tegelikult lõikan välja, et siin, kuna praegu nende aruteludega tegelikult nagu selline avalik teiega kokkusaamine mõneks ajaks saab justkui läbi, aga me tagame selle, et see ei saa läbi, et me kindlasti tuleme külalisse. Me ei jaksa siin käia, me ei taha teid. Teeme ettevõtjatega eraldi kokkusaamised, kõike seda selgitada, et kuidas seda planeeringut saab lõpetada. Et ainult see, et me ei taha, ei saa olla argumentiks. Oodake, rahvas, palun, tähendab vallaametnikule küsimus, kas see rahvas, mis ütleb teile ei,
juba 3. või 4. kord. Kas see teie jaoks vähe korda? Kes me siis elame? Me elame Põltsamaa vallas ja kui inimesed ütlevad ei taha tuulikut, siis järelikult valla valitud ja liikmed peaks võtma meie sõna, seda sama saalis olevaid inimesi kuulda. Aga kui te veeretate, homme teeme uue koosoleku, ülehomme teeme uue, see ei vii meid kuskile. Meie vastus on ei. Ma vastan, jah. Täna siin saalis ei ole kindlasti kõiki Põltsamaa valla kodanikke ja sellepärast me soovimegi ja me peame seisma kõikide huvides, ka nende huvides, kes võib-olla on tuulikute poolt. Miks te siis pooldajatele koosolekuid ei korralda? Aga teeme pooldajatele, kes on tuulikute vastu? Küsi, kes on tuulikute vastu praegu? Käed püsti. No nii, vaata ja pildista nüüd. Kas te kõik soovite mikrofoni? Siin on üks täpsustab selle ja siis saame. Ma täpsustaks seda eelnõu peatamise asja. 30 kuupäevaga ei eksi. 31. jaanuar MTÜ Kestev elurikkus ja Põltsamaa vallavolikogu aseesimees Eda Kasar esitasid Põltsamaa vallavolikogule selle sama eriplaneeringu peatamise. Ma ei räägi, tähendab lõpetamise, mitte peatamise, aga lõpetamise eelnõu, mis pidi minema arutlusele nüüd 27. märtsi volikokku. Kahjuks Eda Kasar võttis 6. märtsis on siis reedel, 7. märtsi reedel küll, kas oli 10.37 hommikul oma allkirja sellelt tagasi. Te nüüd teate, keda järgmiste valimiste valida. Ta võttis selle tagasi ja see asi praegu nii-öelda läks korstnasse. Me esitame varsti jälle, aga nüüd juba tõenäoliselt rohkem eelnõusid Põltsamaa vallavalitsusele, et panna see asi seisma. See on täpsustav, et kes ei teadnud seda. Mina olen Maire ja mul on selline ettepanek, et võib-olla ei oleks mõtet neid koosolekuid pidada enne, kui on kõik need, kes selle asjaga tegelevad, vastused nagu ära juba enne mõelnud, sest siiamaani 3. korda oleme siin, aga vastuseid ikka ei ole. Ühelegi küsimusele siin esitatud. Ma ütleks arendajate suhtes. Tegelikult see küsimus läheb ikka, jaa, ma mõistan täielikult teie ettepanekut. Aga siin ongi see lugu, et neid vastuseid kõik ei ole täna, kuna aga me peame kokku tulema, sest me ei saa muidu teie arvamust teada. Me oleme saanud... Kas teil... Käed olid püsti ju. Juhtmeid, kurat, ole sinu. Aga siis võib-olla aitavadki seda teadmist tuua kohale need väiksematest seltskondadest tehtavad... Kas te nalja teete või? Me saame põhjalikult seletada. Siin ei ole võimalik väga põhjalikult ühele küsimusele. Karro peab seda küla käima personaalselt. Kuulame vastused ka. Jah. Tervist. Tarmo Allikast. Et kuidas, mul on küsimus nüüd, kas kõigile planeeringu koostajatele ja vallale, et kuidas teil on õnnestunud kõikidest seadustest niimoodi mööda minna, kui nii planeeringu koostajatel, kui arendajatel, kui ka vallal on kohustus kontrollida seadusele vastavust, aga see planeering siin ja kogu arendus ei vasta ühelegi peaaegu seadusele. Kaks ja ütleb ilusti, mis puudutab sinna lõpetamist, et kohalik omavalitsus peab tagama igaühe seaduslikud õigused ja peab lähtuma valla elanike õigustatud vajadustest ja huvidest. Samuti on kahjuks kõiki eurodirektiive määruseid peaaegu maksimaalselt rikutud, neist mööda vaadatud ja oodatakse
arvatavasti olukorda, kus tuulepargid saavad püsti ja siis riik maksab nagu trahvi selle eest, sest see ei jää ju tulemata. Eurodirektiivid, määrused, energiadirektiivid, taastuvenergia direktiivid, kõik, seal on 10 punkte rikutud. Et te olete kõik sellest kindlasti teadlik, see on meelega tehtud, see ei ole juhuslik. See jutt siin, et teie ei tea, need direktiive ei ole kuulnud ega näinud, no see ju ei kõlba mitte kuskile. See on sihilikult käsu korras rikutud, ülevalt on saanud käsk niimoodi edasi minna. Et kas te läbi ei ole? On, aga ei tunne. Et loeme ette artikkel 15b. Liikmesriigid soosivad lõikes 1 osutatud alade mitmeotstarbelist kasutust taastuvenergia projektid peavad olema kooskõlas nende alade olemasolevate kasutusviisidega. Peavad olema. Peavad olema. Ja siin on palju. Elektri hulgimüük on keelatud energiadirektiiviga. Siin on nagu 10 rikkumis, samuti kohaliku omavalitsuse seadused, planeerimisseadused nõuavad koosmõjude hindamist. Seda ei ole erinevate valdade mõjude kumulatiivse hindamisi ei ole, sest et selleks ongi käsu korras tehtud eraldi valla piirides kõik need arendused, et ei oleks kumulatiivseid mõjusid. Kas teil häbi ei ole niimoodi otsa vaadata ja oletada, kui te kõik teate neid seadusi väga hästi? Aga las tark jurist vastab seal. Jah, räägi, kas